Kümnete tuhandete jalgade kõrgusel Vaikse ookeani kohal lõikavad kaks sakilist musta kuju läbi külma ööhu, vaevu nähtavad kesköises taevas. Need on F-117 Nighthawkid, USA sõjaväe uusimad ja kõige arenenumad ründelennukid ning nad on oma esimesel lahingmissioonil. Nighthawkid jäävad avastamata, kui nad kihutavad Rio Hato sõjaväe lennuvälja suunas. Kesk-Panamas on see Panama kaitsejõudude 6. ja 7. jalaväekompanii kodubaas. Ja see koosneb kogu riigi kõige lojaalsematest ja paremini välja õpetatud sõduritest. On 20. detsember 1989 ja see on operatsiooni õiglane põhjus avalöök. Missioon, mida on ette valmistatud üle aasta. Ja F-117 pilootidele on antud ülesanne, mis on sama konkreetne ja täpne kui nende enda lennukid. Niile pole kästud PDF-i vägesi tappa, vaid anda neile korralik ehmatus. Ja meil on selleks tööks täiuslikud vahendid, sest iga lennuk on varustatud erakordselt täpse 2000 naelase BLU-109 läbistuspommiga. Kokku surutud oma kõrgtehnoloogilistes kokpittides viiluvad piloodid infrapunakuvarite kaudu, kui nende sihtmärgid nähtavale ilmuvad. Mitte kasarmud ise, kus PDF-i väed paiknevad, vaid kaks avatud väljaotse nende kõrval. Plaani on lihtne. Visata pommid põldudele piisavalt lähedale, et mitte põhjustada suuri inimohvreid. Aga see tekitab lööklaine, mis on piisavalt tugev, et sõdurid uimaseks ja kurdiks lüüa, jättes nad täielikult segadusse. Sealt edasi ei ole USA sõduritel raske kiiresti sisse tungida ja olukorra kontrolli alla saada, hoides verevalamise minimaalsena. Kuid kui piloodid sihtmärgile lähenema hakkavad, saavad nad aru, et miski pole päris õige. Ootamatult puhuvad piirkonnas tugevad tuuled ning pilootidel on vaid mõned sekundid, et oma lennutrajektoore kohandada ja tuule mõju korvata. Juht Nighthawk pöörab vasakule, lastes oma lasti maha vaid 60 jardi kaugusel kasarmutest, mis pidid algselt olema teise lennuki sihtmärgiks. Teine piloot, mõistes, et plaan on viltu läinud, pöörab samuti vasakule ja laseb oma pommi maha veelgi kaugemale, umbes 300 jardi kaugusele sihtmärgist, mis oli algselt määratud esimesele piloodile. Pommid plahvatavad. Õhku paiskub tule ja mullasammas. Lööklaine levib väljapoole. Kuid selle asemel, et 6. ja 7. kompanii magama panna, on mõju hoopis vastupidine. USA on just andnud PDF-le kõige valusama äratuskella, mida nad eales saavad. Kasarmutes haaravad ehmunud, kuid valvsad sõdurid oma automaadid kui esimesed Ameerika sõdurid valmistuvad tormijooksu. Sissetung oli ametlikult alanud ja sihtmärgiks oli mees, kes kunagi kuulus Washingtoni palgaliste hulka. Kindral Manuel Antonio Noriega. Noriega oli veetnud üle 2 aastakümne CIA kaastöölisena, olles nii informaator kui ka luurevahendaja. Ta hoidis silma peal kommunistlikel tegelastel ja vasakpoolsetel liikumistel, andis teavet ning aitas kaasa Ameerika operatsioonidele kogu piirkonnas. Kuid 80ndate lõpuks oli kõik muutunud. Kaastööline läks oma pead tegutsema. Pärast seda, kui ta 1983. aastal sai Panama tegelikuks valitsejaks, muutis Noriega oma riigi aegamisi narkokleptokraatiaks, sõbrustades narkokartellidega nagu Colombia Medellini kartell, võttes vastu altkäemakse ja isegi osa nende ebaseaduslikust kasumist. Ta muutis Panama kanali sisuliselt kokaiini ja teiste narkootikumide läbikäiguks. Mees, keda Washington kunagi usaldas, oli muutunud diktaatoriks, tühistades demokraatlikud valimised ja vabastades omaenda rahva vastu niinimetatud väärikuse pataljonid, kes vägivaldselt surusid maha nende õiguse tema vastu protesteerida. Ja 15. detsembril 1989 kuulutas ta ametlikult välja sõjaseisukorra Panama ja USA vahel. Washingtonil oli vaja, et Noriega kaoks, kuid selleks tuli lahendada näiliselt võimatu strateegiline probleem, sest Panama ei ole lihtsalt suvaline lahinguväli. See on kitsas ja uskumatult tähtis maatükk, kus elab ka väga palju Ameerika kodanikke, täpsemalt 35 000. Tuhanded USA sõjaväelased ja nende lähedased on laiali üle kogu riigi kanalitsooni, sageli vaid mõne meetri kaugusel lähimatest PDF-i kasarmutest. Kindral Maxwell Thurman, lõuna väejuhatuse juht ja mees, kes pandi vastutama operatsiooni õiglane asi planeerimise eest, mõistab, kui kiiresti see olukord võib muutuda, võib olla Ameerika ajaloo kõige hullemaks pantvangikriisiks. Kui USA alustaks aeglast tavapärast sõjalist koondumist, näeks Noriega selle ette ja üheainsa käsuga võiks ta muuta iga hotelli, kooli ja kanali kontrollpunkti kindluseks. Võttes tuhanded või isegi 10 000 Ameerika mehed, naised ja lapsed pantvangi ning kasutades neid tsiviilkaitsekilpidena, et sundida USA taanduma, ei saa Thurman seda juhtuda lasta. Tavaline sissetung ei ole valik, see peab olema kiire ja üllatav. Üks ainus võimas knockout, kus Ameerika lööb Panamat nii tugevalt ja kiiresti, et PDF kõrvaldatakse mängust.
enne kui Noriega jõuab anda ainsatki käsku oma eesmärgi saavutamiseks, hakkab Thurman oma plaani kokku panema. 16. detsember 1989. See on öö pärast seda, kui Noriega on sõja välja kuulutanud. Umbes kell 21.00 on 4 Ameerika sõjaväeohvitseri teel õhtusöögile Marriott Caesar Park hotelli Panama linna kesklinnas. Mehed on relvastamata ja erasõidukis. Tõkkepuu juures Panama linna El Chirillo linnaosas asuva PDF-i peakorteri ees. Ameeriklaste sõidukile antakse käsk peatuda. Vihane tsiviilisikute rahvahulk ümbritseb sõiduki ning Ameerika ohvitserid hakkavad kartma oma elu pärast. Pinged kasvavad ja närvid lähevad pingule. Ameerika ohvitserid üritavad põgeneda ja PDF-i sõdurid avavad tule. Üksik kuul tungib sõiduki tagaosast sisse ja tabab merejalaväe vanemleitnant Robert Paatsi selga. Autot juhtiv merejalaväe kapten saab samuti jalga haavata. Kui ameeriklased põgenevad, toimetavad nad baasi kiiresti Gorgase sõjaväehaiglasse, kus ta kuulutatakse surnuks. Kaose käigus tirivad PDF-i sõdurid minema ja peksavad USA mereväe eriüksuslase ja tema naise, kes olid rünnakut pealt näinud. Panama on teinud esimese sammu ja Washingtoni jaoks ei saa see jääda karistamata. President George H.W. Bush annab käsu. Panama sissetungiplaan, operatsioon Just Cause viiakse ellu ja see ei saa olema nagu ükski teine sissetung, mida maailm on varem näinud. USA väed ei keskendu rindel rünnakutele ega järk-järgulisele jõudude koondamisele. Kogu selle operatsioon on üles ehitatud samaaegsuse kontseptsioonile. Mitmed rünnakud mitmest suunast, kõik toimuvad täpselt samal ajal. 20. detsembril kell 01.00 H-tunnil tuvastatakse 27 sihtmärki. Nende hulka kuuluvad lennuväljad, PDF-i baasid, sidekeskused ja tugipunktid. USA teab, et tal on Panamaga võrreldes palju tugevamad sõjalised võimed, kuid see missioon ei ole ainult jõu, vaid ka kiiruse küsimus. Väed peavad ründama viivitamatult arvukaid juhtimiskeskusi üle kogu riigi, et takistada PDF-il igasugust reageerimisvõimet. USA mobiliseerib tohutu ühendväe, kuhu kuuluvad armee, mereväe, merejalaväe, õhuväe ja rannavalve sõjaväelased. Eliitüksused, Delta Force ja mereväe siilid on eesotsas. Neid toetavad maaväed nagu 75. Rangeri rügement ja 5. jalaväediviis. See on tohutu, sünkroniseeritud rünnak. Kui kas või üks dessantpiirkond jääb vahele või reid hilineb, on PDF-il aega koordineerida ja tsiviilohvrite arv tõuseb hüppeliselt. See missioon, mis on võib-olla kõige keerulisem õhudessantoperatsioon pärast teist maailmasõda, ei tohi ebaõnnestuda. 20. detsember 1989 kell 00.45, 15 minutit enne H-tundi. Peamine operatsioon on kohe algamas, kuid enne kui Just Cause saab alata, tuleb läbi viia veel üks väiksem, kuid ülimalt tähtis missioon. Operatsioon Hapegambiit. See on võib-olla kogu sissetungiplaani kõige delikaatsem osa ning ühe ameeriklase elu on kaalul. Tema nimi on Kurt Muse. Ta on CIA agent, kes juhtis põrandaalust liikumist nimega Vabaduse hääl, mille eesmärk oli kukutada Noriega. Kasutades propagandat ja salajasi raadiosaateid, Muse lootis külvata ülestõusu seemneid Panama diktaatori vastu, kuid tema pingutused nurjati 1989 aastal, kui võimuta üles leidsid ja arreteerisid. Seejärel veetis ta 9 kuud kurikuulsas Carcel Modelo vanglas. Seal, tillukeses kongis, istub Muse ja luureandmete kohaselt on Noriega ise andnud ameeriklase suhtes välja surmanuhtluse korralduse, mis käivitub tema surma korral. Niipea, kui tuvastatakse mingeidki märke USA sissetungist või rünnakust, tuleb Muse hukata. Välk kiire ja jõhker kättemaks, isegi kõige väiksema sõjalise tegevuse vihje eest Panama vastu. Aga USA ei kavatse lasta sellel juhtuda. Nii et minutitel enne H-tundi tõusevad 4 Little Bird helikopterit õhku ja hõljuvad Panama linna katuste kohal. Helikopteraid sees on Delta Force'i operatiivtöötajad, mõned planeedi parimad väljaõppe saanud sõjaväelased. Neid ei toimetata tänavale, vaid otse vangla katusele, kus nad lõhkavad katuseukse lõhkeainega. Seejärel liiguvad nad mööda treppe alla Muse'i kongi poole. Seal on ühele valvurile antud ülesandeks Muse hukkamine, juhuks kui keegi peaks proovima teda päästa. Delta üksuse võitleja kõrvaldab ta enne, kui ta jõuabki oma relva haarata. Meeskond liigub edasi ja tulistab kambri ukse lukku, kuid see ei purune. Seejärel kasutavad nad väikest lõhkeseadet ukse avamiseks. Nad annavad Musele kehaturvise, ballistilise kiivri ja kaitseprillid. Seejärel saadavad nad ta katusele ja panevad ühe väikese kopteri pardale. Jäänud on vaid evakueeruda ja tagasi baasi lennata, kuid siis tabab neid katastroof. Piirkonnas olevad PDF-i sõdurid on nüüd täielikult teadlikud toimuvast ja neil pole mingit kavatsust lasta USA vägede löövarjus kaduda. Nende pihta tulistatakse kõike, alates raskekuulipildujatest kuni raketiheitjateni ning PDF-i väed vallandavad ameeriklaste peale tõelise põrgu.
Helikopter, mis transpordib mussi, saab tabamuse, hakkab kõikuma, kaotab tõstejõu ja alustab ootamatult hirmuäratavat laskumist tänavale. Allpool paiskub see vastu maad ja põrkab vastu lähedal asuvat hoonet. Paljud pardal olevad deltaüksuse võitlejad saavad haavata, kuid veel elus, vedades muse vrakist välja, roomavad nad läbi hämarate alleede ja otsivad varju, kus iganes võimalik, seades üles viimase kaitsepositsiooni ning andes lähedal asuvale ründekopterile märku infrapunavilkuriga. PDF-i väed lähenevad nende positsioonile, laskemoon hakkab otsa saama. Tundub, et on vaid minutite küsimus, kuni see väike ameeriklaste grupp kõrvaldatakse. Parameter on kokkuvarisemise äärel, kui 5. jalaväediviisi M113 soomustransportöör murrab läbi Panama barrikaadide, puhastades allee 50 kaliibrise maha suruva tulega. Et päästa Muse ja Delta meeskond on surnud mehe lüliti alt vedanud ning Noriega on peagi tundmas Ameerika Ühendriikide sõjaväe kogujõudu. Kui sulle meeldib selline põhjalik sõjaline käsitlus, pane videole like ja vajuta tellimisnuppu. Praegu on see parim viis, kuidas saame tuua sinuni neid tõelisi sõjalisi analüüse. Kuid täiemahuline sissetung Panamasse on nüüd alanud. Kogu riigis võtavad Ameerika eliitväeüksused üle oma sihtmärke, töötades selle nimel, et täita mitmeid eesmärke, sealhulgas PDF-i tegevuse peatamine ja riigi sidevõrkude halvamine. Kuid on üks eesmärk, mis on võib-olla isegi tähtsam kui ülejäänud. Üks sihtmärk, kes on kõige olulisem, Noriega ise. Teda ei tohi lasta põgeneda ja 48-meheline mereväe Siili meeskond liigub rannikule, et seda takistada. Nende sihtmärk on Punta Paitea lennuväli, rannikul asuv lennujaam Panama City's ja just seal asub Noriega eralennuk, 1980 aasta Learjet 35. USA teab, et hoolimata oma karmist kuvandist ei jää Noriega pärast esimeste laskude kõlamist kauaks paigale. Aga kui siilid lennuki rivist välja viivad, siis seda ei juhtu. See kõlab nagu lihtne missioon, kuid suurema operatsiooni piirangud on selle palju keerulisemaks muutnud. USA komandöörid ei taha lihtsalt lennuvälja pommitada või hävitada, vaid soovivad selle tulevaseks kasutamiseks tervena hoida. See tähendab, et merevägi ei saa lihtsalt saata välja AC-130 Spectre tuletoetuslennukit ega teha piirkonnas suuri purustustöid. Selle asemel antakse siilidele käsk kasutada lennuki rivist välja viimiseks ainult minimaalset jõudu. Näed peavad lähenema, tekitama reaktiivlennukile piisavalt kahju, et takistada selle õhku tõusmist, lastes selle rehvid puruks või lõigates läbi juhtmed ning seejärel lahkuma nii kiiresti ja vaikselt kui võimalik. Lähenedes lennuväljale vee poolt hiilivad siilid märkamatult rajaservale. See on hästi valgustatud lennujaam, kus kõikjal on raskelt relvastatud PDF-i valvurid, kes on valmis silmapilkselt tuldavama. Avatud alal jäävad siilid eredate rajatulede taustal selgelt silma. Panama kaitsjad tulistavad timedate angaaride varjust, lõksustades ameeriklased surmavasse tapmistsiooni. Mitmed siilid saavad pihta. Minimaalse jõu kasutamise nõue ei ole enam asjakohane. Nüüd on kõik lubatud ja üks siilidest tulistab AT-4 tankitõrjeraketiga Noriega lennuki pihta, veendudes, et sellel pole mingit võimalust õhku tõusta. Kui nende eesmärk on saavutatud, hoiavad siilid ala enda käes piisavalt kaua, kuni saabuvad täiendavad jõud. Lennuk on hävitatud, kuid selle eest maksti kõrget hinda. 4 siili kaotasid elu ja veel 8 said tõsiselt vigastada. Kui väiksemad eliitüksused on hõivatud oma enda operatsioonidega, siis põhijõud laskub sõna otseses mõttes Panamasse, sellistes kohtades nagu Rio Hato ja Torreos, Tocumeeni rahvusvaheline lennujaam. Tuhanded langevarjurid, sealhulgas 75. Rangeri rügemendist ja 82. õhudessantdivisionist sooritavad ühe suurima lahinguhüppe alates 1940. aastatest. Triivides vaenlase tagalasse ja otse sissetungi kuumale alale. Kui nad jäävad liiga kauaks õhku, on langevarjurid kui istuvad pardid, kergesti PDF-i vägede poolt maapinnal maha lastavad. Selle vältimiseks lendavad USA vägesid vedavad C-130 lennukid uskumatult madalal, vaid 500 jala kõrgusel maapinnast. Sellisel kõrgusel on langevarjurid pärast lennukist väljumist õhus vaevu 12 sekundit, enne kui nad maapinnale jõuavad. Stseen on kaootiline. Transpordilennukid lendavad madalalt üle Panama katuste, kui 10 langevarjurid hüppavad õhku, võideldes tugeva tuulega, mis möllab üle Kesk-Ameerika maastiku. Kõigil neil ei õnnestu sujuvalt maanduda. Mõned põrkuvad suurel kiirusel maandumisradadele, puudesse või isegi ümbritsevatesse soomaadesse. Teised kaotavad laskumisel oma varustuse, kotid või raadiosaatjad ning mõned maanduvad otse PDF-i positsioonidele. Näed peavad kiirustades end kaitsma, et meeleheitlikult ellu jääda, kui vaenlase kuulid nende poole lendavad. Hoolimata luumurdudest, kaotatud varustusest ja laiali pillutud rühmadest suutsid langevarjurid rahulikuks jääda. Nad kasutasid oma oskusi ja kogemusi targalt ning pöörasid olukorra enda kasuks. Kui PDF-i sõdurid loodavad pimeduses vaenlaste tabamiseks prožektoritele ja relvatule sähvatustele, siis ameeriklastel on kasutada uusin tehnoloogia. Langevarjuriid on varustatud öövaatlusprillidega, mis aitavad varajastel tundidel pimedas näha.
väikesed rangerite grupid leiavad pimeduses üksteist üles. Mõned moodustavad isegi uusi ajutisi üksusi. Enne kui nad koos edasi liiguvad, puhastavad nad vaenlase positsioonid ja täidavad oma ülesanded. PDF, mis on peamiselt paramilitaarne politseijõud, puudub väljaõpe või valmisolek sellise lahinguolukorraga toimetulemiseks ning nad on peagi ülekoormatud. Rio Hatos võtavad Rangeri pataljonid lennuvälja kontrolli alla vähem kui tunniga, hoolimata sellest, et F-117 Nighthawkid ei suutnud piirkonna kaitseid edukalt uimastada. Kui päike hakkab tõusma, on Noriega parimad väed kas elimineeritud, vangi võetud või põgenenud. Kindral Turmani kardetud massiline pantvangikriis ei saanudki teoks. Ameeriklaste rünnaku kiirus on nii ülekaalukas, et enamik vaenlase vägesid ei jõua reageerida ega isegi käske vastu võtta. Mõned saavad surma või haavata, kuid paljud panevad lihtsalt relvad maha ja annavad alla. Samaaegsuse strateegia on edukas ja PDF-i enam pole. Kuid peamine eesmärk on veel täitmata. Norjega pole ikka veel tabatud, isegi ilma oma lennukita. Nende varaste kokkupõrgete kaose ja veresauna ajal õnnestub tal märkamatult põgeneda, üle elada esimesed pommitamised ning kaduda Panama linna tänavatele. Järgmistel päevadel korraldavad ameeriklased üle riigi ulatuva inimjahi. Norjega tabamise eest pannakse välja $1 miljoni suurune pearaha, kuid päevad mööduvad ilma ühegi vihjeta tema asukoha kohta. Kuid siis, vahetult enne 1989 aasta jõule, ilmub Norjega uuesti välja. Ta otsib varjupaika Apostellicus Nunciatuuris Vatikani saatkonnas Panama linnas. Sellega tekitab ta diplomaatilise ummikseisu. USA ei saa tungida saatkonda ja põhjustada rahvusvahelist pahameelt, kuid nad ei saa ka lubada, et Norjega lihtsalt seal istub ja oma järgmist sammu planeerib. Silmitsi dilemmaga leiab USA armee tõeliselt ainulaadse lahenduse, midagi, mida keegi poleks osanud ette näha. Psühholoogiliste operatsioonide ehk PSYOPSi meeskond otsustab ümbritseda kogu saatkonna hiiglasliku kõlarite seinaga ja korraldada Norjega peidupaiga akustilise pommitamise. Nad lasevad valjuhäälidest rocki ja heavy metalit, sealhulgas Van Haleni Panama ja Judas Priesti You've Got Another Thing Coming, 24 tundi ööpäevas. See on relvaks muudetud meelte ülekoormamine, mis on loodud täieliku psühholoogilise kurnatuse ja unepuuduse tekitamiseks. Aeglaselt, kuid kindlalt hakkab helimüüri taktika tööle. Igaüks suudab mõne tunni jooksul natuke valju muusikat kuulata ja ellu jääda. Aga kui seda mängitakse lakkamatult, päevast päeva, ööst öösse, kõrvulukustava valjusega, takistades sul magamast või isegi selgelt mõtlemast, siis muutub see üheks kõige tõhusamaks vägivallatuks piinamise vormiks, mis üldse olemas on. Ta peab vastu üle nädala, kuid lõpuks on Noriegal küllalt. 3. jaanuaril 1990 lahkub ta saatkonnast väsinuna ja murtuna ning annab end võimudele üle. Ta saadetakse kiiresti välja Miamisse, kus talle esitatakse süüdistused narkokaubanduses ja reketis. Operatsioon Õiglane põhjus on lõppenud. Vaid mõne nädalaga on USA sõjavägi kukutanud diktaatori ja purustanud paramilitaarse jõu. See on tõestanud ka täiesti uue doktriini tõhusust, mis ei tugine aeglastele ja järkjärgulistele taktikatele nagu vanasti, vaid mis põhineb hoopis kiirusel ja varjatusel. Liigume ajas edasi. 37 aastat hiljem ei olnud sihtmärgiks enam džunglis varjuv isepäine diktaator, vaid Iraani ülemjuht. Klõpsa praegu oma ekraanil olevale videole, et näha täpselt, kuidas USA viis läbi 21. sajandi kõige keerulisema juhtkonna kõrvaldamisele suunatud rünnaku. Aitäh vaatamast ja kohtume järgmisel lahinguväljal.